Need sau minu ja siin kõrval Norskama Molli poolt. Mõtlesin, et ma tulen täna jälle näitan neid asju, mis on siin ära kasutatud saanud ja osad ka mitte, mis ma lihtsalt otsustasin minema visata. Ja lisaks on see, et eile me käisime, issand, oli see eile? Ei olnud eile, see oli üleeile. Käisime kaubamajakas, sellepärast, et mul oli kuivšampooni vaja. Ja siis natuke seal chillisime, et ma panen kõigepealt selle klipi siia vahele, mis me siis seal kaubamajakas tegime. See on lõhnab väga tummiselt. Aga see lõhnab väga hästi. Kätekreem. Ühesõnaga, seal oli mingi süke kampaania, et kui ostsid 2 asja, ma tahtsin tegelikult kuivšampooni ainult, aga siis võtsime kätekreemi ka. Siis saime üllatuspaki ka. Äkki ma teen lahti selle nagu paki. No okei, tee nagu lahti ja siis mina vaatan, mis on. Nii. Siin on veel üks lõhnatester, ka Lancomi oma. Ja nuusutame kohe. See on siis selline. See on kergem selline, aga mulle ka meeldib. Mõlemad on head lõhnad. Need on korralikud lõhnatestrid ikka, siin on ikka korralikult sees nagu. Ma ei tea, tundub igastahes nagu korralikult oleks. Nagu piparkook. Ja siis selline asi. Ma arvan, see mingi peamasseerija. Ja pumpkin spice latte. Kui ma ostan 29 € eest, siis ma saan selle kreemi. Kui ma praegu ei osta rohkem, sest ma just ostsin enne. Teeme lihtsalt aega parajaks. Et Rando on juuksuris. Ja siis lähme ämma sünnipäevale. Vot. Ja nüüd räägikski. Ma kusjuures tegelikult filmisin ühe video, kus ma tegin süüa kartulisalatit ja banaanikeeksi, aga see tuli päris pikk ja siis ma jäingi nagu mõtlema, et kuivõrd mul on nüüd kuidagi niimoodi see graafik, avaldamisgraafik siin jäänud, et ma postitan siis kolmapäeviti ja pühapäeviti, onju. Et ma mõtlesin, ma jätan selle pikema
pühapäevaks, et ajaliselt on nad natuke nihkes, ma usun, et teil ei tohiks olla sellest midagi. Ja siis lihtsalt, et ma ei tea, ma mõtlesin lihtsalt, et pühapäeval võib-olla on parem, aga praegu ma olen postitanud õhtuti kell 6, võib-olla ma peaksin siis näiteks varem postitama lõunast või niimoodi sellised pikemad videod mulle endale meeldivad sellepärast, et siis saab, ma ei tea, samal ajal ka koristada või süüa teha või mingit sükest asja, on ju. Et see võib-olla on kella 6 siis nagu hilja, et äkki mingi 2 või ma ei tea, te võite teada anda, mis te üldse arvate sellest, et ma ka ei luba, et nüüd tuleb see iga kord pühapäeviti nii pikad videod, aga lihtsalt, et äkki siis need pikemad ajastada niimoodi, kui nad on siis nagu pühapäeva peale. Lisaks on see, et ma ei teagi, nüüd peab välja arvutama, palju meil siin üldse on näiteks nädalaid enne seda, kui Vlogmas hakkab. Et Vlogmas tahaks kindlasti teha ja ma olen iga aasta seda tegelikult teinud ju ka niimoodi, et ma natukene nagu salvestan ette, sellepärast, et ma ei jõua nagu iga päev, et ma käin tööl ja kõik asjad, et ma niimoodi igapäevast jõuan. See oleks nagu punnitamise pärast, et mul ei ole lihtsalt nagu igapäevaselt niimoodi näidata midagi. Ja siis ma proovingi mingeid asju ette salvestada natukene ja siis vaadata, kuhu ma oleme selle Vlogmasega seekord jõuame. Ma ei tea, ma ei mäleta, mitmenda päevani me eelmine aasta jõudsime. Igastahes kaugemale minu arust kui üle-eelmine aasta. Et selles mõttes jah, on praegu natukene planeerimise asi. Ma hullult ootan Vlogmast juba mitte isegi selle tegemise mõttes, vaid selles mõttes, et vaatama hakata Vlogmasi neid teiste inimeste Vlogmas ja üldsegi, et vaatab, et millal siin, näiteks me tahame minna fotoshootile, et jõulu pildistamisele, aga mõtlesime, et see aasta läheks sõbrannadega. Et me oleme tegelikult ammu mõelnud, et võiks teha koos mingi pildistamise, aga siis oleks nagu hea, et saaks nagu jõulu neid pilte ja saaks sõbrannadega koos pilte ja selles mõttes seda ma väga ootan ja see, ma arvan, et on nagu see päev, kui me lähme. Siin on üks lahe fotostuudio Lumen Pärnus, kus siis see Maria Sinisalu fotograafi teeb jõulusuuti ja ma arvan, me lähme sinna ja see on nagu hästi siuke chill, et tegelikult seal saab isegi nagu tüdrukute mingid õhtuid või mingid sünnipäevi asju teha, et koos pildistamisega saab nagu natuke istuda ja chillida ja kõik selline, et saab igal juhul olla selline mõnus ettevõtmine, et siis seda kindlasti millalgi Vlogmases ka ükskord näitame. Ja üks asi, mida ma veel väga ootan ka, mis eelmine aasta ka nagu Vlogmasesse jäi ja ma ei teagi, kuidas selle aastaga läheb, aga me läheme tüdrukutega jälle metsa. Ma jubedalt ootan seda, et Eglal on sünnipäev ja siis eelmine aasta me käisime nagu minu sünnipäeva tähistamas sügisel, kevadel käisime niisama ja siis nüüd lähme siis Egle sünnipäeva tähistama ja meil on ära bronnitud koht ja juba siin loen päevi põhimõtteliselt, et tahaks siuke linnast välja nagu minna mõnulema natukene. Et ja siis ka seal mõtleme, et eelmine aasta kui te eelmise aasta Vlogmast vaatasite, me tegime ka banaanikeeksi ja siis me katsetasime jõulukokteile erinevaid, nii et kui teil on näiteks mingeid ideid, mida me võiksime katsetada, teha, mida iganes seal viiekesi, et selles mõttes on hästi lahe seltskond, et nendega koos saab nagu lõbusalt seal proovida mingeid asju jälle, et ma ei tea, võiks ju samu asju, jälle äkki midagi küpsetada või midagi äkki proovida mingisuguseid, ma ei tea, teistsuguseid jõulukokteile, et äkki kellelgi on mingi head retseptid, ma ei tea. Ühesõnaga kõigest sellest võite teada anda ja selles mõttes, aga jah, juba mõtted on vaikselt nagu sinna poole sättumas, et mida siis teha. Aga jah, ma nüüd näitan ära need asjad, et esiteks mul sai otsa üks kuiv šampoon, Schauma oma. Mina ei tea, minu arust oli suhteliselt okei, ta on küll rasustele juustele, et minul on kuivad, nii et ma arvan, et võib-olla siis rasustele ta oleks parem, et ta kõige parem nagu ei olnud. Siis on otsa saanud šampoon, toidupoe oma, väga normaalse hinnaga, oli väga hea lõhnaga ja
ma olen väga rahul selles mõttes, et seda ma kindlasti võin soovitada. Siis on üks karp Nervostrongi saanud otsa. Seda ma praegu igapäevaselt ei võta, sellepärast, et mul ei ole vajadust selle järgi. Ja siis ka minu need Need, kui ma tunnen juba, et mul on mingi niisugune ärevus sees ja mõtteid on liiga palju, siis ma võtan hea ka selle sisse enne magama jäämist ja siis see aitab nagu päris hästi. Siis, kui niimoodi köögiasjadest rääkida, siis see pliidipuhastaja, keraamilise pliidipuhastaja, siin oli niisugune see nagu žileti moodi või nagu mitte päris nii terav, aga niisugune metall on ja sellega siis kraabitsega siis saab puhtaks kraapida pliiti ja see on ülihea, aga see täna hommikul ma koristasin, just ma olen terve päeva siin põhimõtteliselt koristanud, sest meil tuleks seda valguskaabliga netti panema sisse mingi päev ja siis ilmselgelt tuleb kokku võtta ennast ja toad korda teha jälle, kuigi ma olen täiesti kindel, et kui ma nüüd täna, esiteks ma ei saa täna kõike korda ja teiseks ega nad ju ei seisa korras, on ju. Ja siis, aga ühesõnaga see on ülihea asi ja ma pean minema uue ostma. Mul on niisugune tunne, et mul oli tegelikult 2 tükki neid, aga nüüd ma ei tea. Nüüd ma ei tea, kuhu ma selle teise pannud olen, nii et, aga seda müüakse Selveris, nii et ma arvan, kui jääb meelde, siis ma selle võtan kindlasti järgmine kord. Siis mul said otsa need 2 väikest testrit, mis ma Douglasest sain selle, ma ei mäleta, Douglasest sain mingi, ma ei mäleta, mis ostuga kaasa. Üks oli siis Lauderi Daywear, mis on siis nagu päevakreem, see oli lamp nagu. Selles mõttes, et seda ma ei soovita, selles mõttes, et päevakreem on nii palju häid, nii palju soodsamaid, et see selleks, aga siis oli doktor Susanne Youth Booster mingi night cream ja see oli hea. See öökreem oli tõsiselt hea nagu. Et ma ei tea, nagu nüüd üldse nagu midagi siuke kiri on siin peal, et seda ma nagu isegi mõtlesin, et äkki võiks, sest ta oli nagu hästi selline tummine, aga samas ta ei jäänud nagu liiga rasvane ja ma ütlen, ega ma tegelikult eraldi öökreemi ja päevakreemi kasutan, mul on üks sama kreem on ööks ja päevaks. Siis see Karl Lagerfeldi lõhnatester, ma praegu vaatan, et siin on isegi natuke veel sees. Ma mõtlen, seda põhja ei saa ju kätte, nendest testritest, ma ei tea, kuidas ma seda hoidma pean, lõpuks ma lasen endal seda silma ja suhu ja kuhugi igale poole, aga ei saa jah, kahjuks. Siin on nagu nii palju veel sees, aga ma ei saa seda kätte ja see on siis Karl Lagerfeldi Iconic mingi. Karl Iconic ja see oli see, mis ma ei tea, mul naha peal tundus, praegu ma üldse tunnen tillilõhna lambist. Aga naha peal ta jäi nagu minu arust nagu siuke nagu vaarikas või siuke. Et ütleme niimoodi, et ta oli okei, aga mina teda ostma ei hakka. Suuvesi. Alati. Kogu aeg peab olemas olema. Siis mul sai otsa see Pruun Essence'i kulmudušš. Et võt neid ma küll soovitan, et kulmudušš, ma ütlen, ma olen proovinud erinevaid ja ma ei ole nagu isegi minu meelest nii häid teisi kasutanud, kui see Essence'i oma on. See on, ma ei tea, maksab mingi 3 eurot ja see tundub pisik, aga minu meelest oli suhteliselt nagu täis ja praegu mul on must, see on nagu tume pruun, et ma isegi tooni mõttes isegi ei tea, mulle meeldib nagu must rohkem, ma mõtlen, et kui ma neid musta ja seda nagu paneks segamini, et siis tuleks võib-olla siuke täpselt mulle paras toon, et ta on tumedam muidugi, kui see potsik siin näitab, et ma ei tea, kas siit on nagu aru saanud. Siit ei ole vist aru saada. Aga jah, et Essence'i oma ma väga soovitan ja üldse ma tahaks uuesti
ma tean, et ma olen kunagi proovinud ühte seda Essence'i ripsmaduši ja ma tahaks tegelikult uuesti proovida, sest et mul on see mure, et ega ma ei tea, aga mul see lemmik Rimmeli ripsmaduš, see on mul see lemmik, on ja, aga see oli viimane kord sellises sooduses, et ma lihtsalt tõsiselt kardan, et see võetakse maha, muidu see on absoluutselt mu lemmik. Aga ta oli jah siukses sooduses, et ma kardan, et see oli mingi lõpumüük või midagi. Ja viimane asi, mis ei ole tühjaks saanud, aga mille ma... Linnud läksid millegi peale. Ma kolisin nad siia alla elutuppa ülevalt, et nad saaksid rohkem meiega aega koos veeta esiteks ja teiseks, et nad ei oleks magamist ukse taga, kui hommikul valgeks läheb. Aga ühesõnaga, kuskilt sain jah ka sellest mingist Tuglase sellest kingituse, mis ma sain mingi ostuga vist kaasa või ma ei mäleta, aga selline kätekreem, vananemisvastane kätekreem, aga ma ei tea, see ei lõhna hästi ja ta on, ma ei taha seda kasutada, seepärast, et ta on nagu siukse nagu, ma ei, nagu, mis see nimi on, värnitsa lõhnaga. ei ole mõnus nagu kasutada. Võt. No tšau, väike järg eelnevale jutule, sellepärast, et ootamatult eile õhtul pärast seda, kui ma ära näitasin need asjad, siis mul sai otsa see, noh, see ei saanud väga ootamatu olla muidugi, aga see oli natuke selles suhtes ootamatu, et noh, et ma oskan öelda, et ma seda nagu konkreetselt Ordinary näopuhastus seda kreemi ei soovitaks pigem, sest et esiteks minu arust siin on jumala vähe sees ja Ordinary peaks olema selline nagu soodne, on ju, ja minu arust siin küll ei olnud nagu piisavalt, et seda soodsaks pidada. Plus ta ei olnud ikkagi sama hea, mis tähendab seda, et ma eile õhtul käisin linnas ja ostsin selle, sain siukse ilusa kotti veel, ostsin ilust ikkagi jälle selle lumene oma, sellega, kui siin on 50 millilitrit sees, siis siin on 150 ja ma reaalselt seda hinda ei mäleta, aga see maksis 10 ja noh, ütleme, kui me võtame liitri hinna nii-öelda, siis kindlasti see on soodsam ja minu arust on ta ka parem. Et kui see oleks nagu nüüd olnud hullult hea ja väga palju parem millegi pärast, kõikide asjade pärast, siis ma oleks võib-olla soovitanud, aga pigem ma soovitan jah seda lumene oma. Aga siis oligi see, et mul oli vaja ootamatult minna koosolekule õhtul sinna linna ja siis ma käisin ära, aga siis mul oli eile hakkasid täiega, nii külmaks on läinud, mul on praegu ka käed täiesti külmad ja siis mul oli jooksu pealt, võtsin ühe huulepalsami, sest mul oli koju jäänud ja mul niimoodi huuled valutsid. Võtsin selle, see on tegelikult veel nagu selline üleöö mask, peaks olema nagu väga vanilje ja shea ja murumuru pateriga. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole veel jõudnud arusaamisele, kas mulle see meeldib. Selles mõttes, et ta on midagi nagu palsami ja õli vahepealselt, ma ütleks. Ja no jah, see lõhn on nagu on enam-vähem, on paremaid neid ja eile ma panin seda nagu peale ja minu meelest ta nagu selles suhtes, noh, ma ei saa aru nagu, kuidas ta öömask on, sellepärast, et õhtul ma panin ta siis ka peale enne magama minekut ja põhimõtteliselt voodis juba enne magama jäämist ma tundsin, et mul ei olnud seda peal nagu. Kuna ta on selline libe ja õline natuke, siis ma ei ütleks küll, et ta väga nagu öömask on ja isegi päevase palsamine, ma ei tea, noh, on jälle palju paremaid, ta oli äkki ka mingi 5 euro kanti, on ja, aga tast on nagu, ma ei tea, siuke suu jääb siuke nats veider maitse või siuke. Ja siis kuna mul ühesõnaga ma läksin sellise jooksuga,
kuna ma tahtsin osta selle meigi eemaldaja ära, sest et teine oli otsas, eks ole, siis ma ei jõudnud midagi eriti siin valmistuda kodus ja siis ma haarasin sealt ilust ka ühe lõhnasprei. Mäleta, see maksis äkki mingi 10 eurot. Ta peaks olema suhkru ja vahukommi, onju. Ja praegu on. Ta on nagu hea süke küll, aga ta on nagu, kuidas ma ütlen, ta on selline hästi kerge, et ta ei ole sellist sügavust nagu siin absoluutselt ei ole, nagu ütleme näiteks mingites Sol de Janeiro nendes või ka Body Shopi omas, et see ta on nagu süke, ma kusjuures mõtlesingi, eile lasin enne magama minekut peale ja mõtlesin, et võib-olla see jääbki mul selleks nii-öelda tuttu mineku lõhnaks, et mulle meeldib enne magama minekut mingit nagu lõhna peale panna. Ja siis see, ma arvan, ongi siuke hea variant, et panen magamistuppa ja lasen peale siis, kui see hakkab magama minema, sest eile oli küll nagu väga mõnus. Nii et iseenesest neid oli ilus oli megalt erinevaid lõhnaspreid ja ka selle sarja omasid ja ka erinevate sarjade omasid ja hinnal, klassilt ka sealt 5 eurost kuni edasi seal 20 ja rohkem on ja. Et selles mõttes, keda nagu mingid kehaspreid huvitavad siis, või kellele meeldivad, siis tasub minna sinna nuusutama küll neid, sest seal oli hästi palju erinevaid variante ja see on ka siuke üks asi, mida ma mõtlen, et kui ma vlogmas ajal teen mingit siukestest, et mida mina soovitaksin nagu jõuludeks kinkida inimestele, siis mingid lõhnaspreid sinna kindlalt sisse lähevad, aga ma ei tea, ma ei ole nüüd kindel, kas see konkreetselt, aga võimalik. Vot, aga nüüd ma olen küll kõik südamelt ära rääkinud, et siin ma selle vlogi kokku tõmban. Suur aitäh, et sa olemas oled, et sa vaatasid ja ma ei tea, pane siis oma mõtteid kommentaari sinna nende teemade kohta, mida me siin rääkisime seekord. Ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Ja meil on see õlisele ju nagu õlistele skarpnervastrongi. Põhimõtteliselt ei ole nagu aru saada. Kaamerad siin. XL mingi. Sest ma tahtsin selle ära panna. Siis ära panna.